No tere, kallid kuulajad! Täna ma istun väga šik riidepoes, mis on Eestis suurim vintagepood Telliskivis ja ma fiilin täiega moe-vibe'i. Minu kõrval istuvad Evelin ja Veronika. Nad on pikaajalised sõbrannad ning Kopli Couture juhatajad. Tere Evelin, tere Veronika. Tere Igor. Tere. Tüdrukud, kohe esimene küsimus, mis ma alati ka küsin. Kuidas te olete Kalamajaga seotud? No mina olen terve oma lapsepõlve veetnud põhimõtteliselt Kalamajas, 2. klassist kuni 12. klassini, nii et kõik Kalamaja tänavad on minule tuttavad. On palli mängitud ja peitust mängitud ja kõike muud. Ja Evelin. Ja nüüd me oleme siin oma poega, nii et tundub praegu popkoht, kus olla. Just, saan aru, et Evelin ei ole selles mõttes otseselt seotud Kalamajaga, aga ikkagi on, sest teie pood siin asub, eks ju. Kohe järgmine küsimus, mis on selle poe filosoofia? Brändi filosoofia, ma arvan see, et on kvaliteet ja ajatu mood. Ja me oleme vanad sõbrannad juba, väga-väga vanad. Ei ole vanad. Okay. Ja see pood sai alguse sellest, et meil on olnud väga ammusest ajast juba, ma ei tea, 15 aastat tagasi, ma arvan, meil oli juba huvi käia kõikides Eestimaa väikestes taaskasutuspoodides ja otsida neid pärleid. Ja siis mingi hetk tundus, et tahaks seda kõike jagada ka teistega, et me siis põhimõtteliselt jagame praegu oma riidekappi teiste inimestega. Ja kuna kiirmood võtab siin vaikselt üle kogu maailma, siis Eesti väikestes taaskasutuspoodides on rohkem leida nüüd H&M-i kui vanaemakapist retroasju. Ja seega oleme läinud otsima nüüd Amsterdami neid pärleid. Wow, ehk käitegi välismaal, et neid pärle siia tuua. Just, kuna seal on ikkagi seda teadlikkust ja kõike palju rohkem, et siis sealt on lihtsam leida. Ja sest kahjuks kiirmood on nagu vallutanud kõik meie väiksed kaltsukad või ma ei tea, kas meil isegi enam ei ole väga kaltsukaid enam ei olegi, et nüüd on juba uued komisjonipoed, aga nagu kui võib-olla, ma ei tea, Itaalias, Ameerikas, et müüakse komisjonipoodides mingid Chanel'i ja Diori, et siis meil kahjuks on, kui nimetatakse brände, siis see on Nike ja Zara ja kes? Et see natuke jääb väheks. Mis selle poe ajalugu üldse on, kuhu liikus ja kuidas siia jõudis lõpuks? No me alustasime Koplist, sest sellel hetkel lihtsalt meie teed ja asjad olid Koplis ja Veronika elab nüüd ka Koplis ja tundus loogiline ja nimi tegelikult tuli ka sellest, et me tahtsime siis, et Kopli on ikkagi natuke veel sellise geto-vibe'iga ja kuulsusega ja siis tahtsimegi midagi väga nagu sellist getolikku millegi suursulgusega ühendada, et siis tuligi Kopli Couture. Kõrgkvaliteetmood, et nagu jah, et siduda nagu seda getot selle kõrgkvaliteediga. Ja sealt edasi meil avanes võimalus kolida vanalinna ja see tundus super sellel hetkel, sest seal on ju turistid ja tegelikult meil Vintage on Eestis ikkagi veel nii lapsekingades, et Eesti inimesed alles õpivad hindama seda, aga turistid on juba natuke teadlikumad ja oleneb, kust nad tulevad. Ja siis tundus, et vanalinn on kindlasti nagu see koht, kus olla, aga paraku me pidime tõdema, et vanalinnas ei olegi nii Vintage teadlikud turistid, vaid et kuna vanalinn on täis igasuguseid suveniiripoode ja siis väga oma inimene ka sinna ei tulnud, et me kaotasime kõik põhimõtteliselt oma kliendid ja see oli kurb, sest ka turistid on meil tegelikult ainult mingil suveperioodil, et aga meile meeldiks, kui talvel ka käiksid kliendid. Ja siis täiesti juhuslikult tulime Telliskivisse vaatama ühte ruumi ajutiselt, et neil on üks pop-up pood, mida nad rendivad välja iga kuu erinevatele ettevõtetele või inimestele. Ja tulime seda vaatama, aga kuna me olime just unistanud Amsterdamis käies suures turul ringi, et meil võiks olla suke hästi suur pood, kus on igasuguseid asju, et me müüme mööblit ja küünlajalgu ja kõike, et tahtsime nagu, et veel suurelt, see tundus nagu mingi utoopiline unistus ja me tulime umbes järgmine päev Telliskivisse ja siis nad näitasid meile seda ruumi siin, kus me praegu oleme. Väga õige valik minu arust. Ja siis me olime nagu, oh my god, see ei ole võimalik. Ja siis kõik lihtsalt hakkas sealt targnema ja siis meil mingi hetk oli 2 poodi, et me ikkagi otsime oma väikest vanalinna butiiki ka, kuna see oli meil ikkagi väga armsaks saanud, et kõik poed me oleme oma pereabiga üles putitanud, et värvinud ja kõik, mis siin on me ise teinud koos oma kallite abikaasadega ja sõpradega. Tervitame neid.
et kõik on nii ise tehtud, et siis väga raske oli ka tegelikult vanalinnast lahkuda, et see oli meie väike elutuba, et me nimetasime, et see oli väga väike, et 40 ruutu ja see, kui keegi inimene sinna sisse tuli, siis tuli nagu sinu elutuppa. Vahepeal, kui väga kaua ei olnud kliendid käinud, siis ükskord isegi Veronika kiljus, kui klient astus sisse, sest ta ehmatas. Just. See võib olla hirmus, kui sa jääd sinna väga kauaks üksi. Kuidas te olete üldse sattunud moemaailma? Ma võin öelda, et võib-olla ka oma ema võiksin eeskujuks tuua, et ta on alati olnud ka väga selline sättija, et selles mõttes kõik peab olema nagu kott ja saapad peavad olema ühte värvi ja ilusti ja kõik peab nagu komplektis olema ja kogu aeg on nagu väga teadlikult riietunud ja ma arvan, et sealt võib-olla tekkis ka minul see huvi. Ma arvangi, et see just nendes poodides käimine ja see asjade otsimine ja sealt nagu see kogu aeg kasvas. Ja välismaal käies inspiratsiooni saab nii palju, et meil Eestis ei ole väiksed Itaalia poodis nimetada, et see mujal London, Paris, Berliin, whatever, et seal saad nii palju inspiratsiooni sellest, et see on nii äge. Ja meile eriti meeldibki käia ja lihtsalt istuda tänaval ja vaadata inimesi, et see on väga põnev, et tänavapildid on nii kirjud ja siis on alati natukene kurb tulla tagasi Eestisse ja näha, et siin on kõik väga ikkagi veel ühte nii kirju. Aga ma arvan, et see kõik on arenemas ja kõik läheb nagu positiivses suunas selles mõttes, et on näha. Just. Kuna me istume siin poes, siis see on nii lahe tunne, et siin esiteks siin jookseb väike Alfred. Väike koerakene. Ja ta on väike selline sõber ja tulevad inimesed, siis see on nii lahe, tore vibe, nii et ma loodan, et te kuuled, tunnete seda sama vibe'i, mis ka meie. Ja vahest osad kliendid tulevad ja siis nad ütlevad, ma võiks siia tulla suure laua taha tööd tegema, et siin on nagu mõnus suur elutuba, avar elutuba. Kas siis võiks? Muidugi võib ja kõik on oodatud, teeme kohvi ja meil on plaanis hakata pirukaid ka küpsetama, et kui sa tuled, siis täna meil on jõunapirukas või midagi sellist, et nice. Ja suvel kevadel hakkame grillima uuesti, teeme kala. Meil on plaanis teha terrassõue, et oli juba see kevad plaanis, aga kuna vahepeal tuli koroona, siis natuke plaanid muutusid, aga kindlasti on meil see unistus edasi, et teha õue suur terrass ja siis grillida ja et üldsegi, et see pood ei ole nagu ainult riiete pood, et see on pigem selline elustiil, et sa saad siin oma sünnipäeva pidada, me oleme siin kontserdeid korraldanud ja kõik on alati öelnud, et väga mõnus fiil jääb siin, et Anna ja Erki käisid meil näiteks esinemas ütlesid ka, Anna ja Erki Pärnoja. et neil oli nii mõnus tunne siin kontserti anda, et see oli nii nagu selline isiklik ja kõik inimesed on kuidagi lähemal. Kuna ta on piisavalt väike ja piisavalt suur, siis siin tekib siuke intiimne õhkkond, nii et ma arvan, et on lihtsam teineteist tunnetada natukene. See oligi üks küsimustest tegelikult, et mis huvitavaid projekti on lähiajal oodata, aga ma arvan, see oli osaliselt selles vastuses. Kas on midagi lisada sellele? No me oleme praegu ikkagi proovinud või mõtestanud ennast nii, et me pühendume siia Telliskivisse ja teeme sellest nagu ideaalset, aga muidugi me mõtleme suurelt ja ma arvan, et järgmine peatus võiks olla Riia. Kesklinn, et miks mitte, et natuke uurida, et kuidas seal selle Vintagega on ja mis seal puudu on ja ma arvan, et me sobiks sinna hästi. Absoluutselt. Ja seal on ikkagi natuke juba rohkem suurlinna tunne, et mulle ikkagi meeldivad väga suurlinnad. Suurlinna. Ja see tundub kõige lähemal olev suurlinn, kus on nagu reaalne minna praegu lihtsalt. Ja Veronika, sulle ka sama küsimus, kuidas sa sinna moemaailma ikka sattusid? Kas sul on midagi lisada? Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et see ongi meil ajaga kasvanud, see kirg moe vastu ja see on natukene läinud kogu aeg nagu suuremaks. Võib-olla ka see, et noorena sa kogu aeg nagu üritad, kas ma nüüd jälgin seda kogu aeg, mis on moes või siis ma lähen oma suunda ja sa kogu aeg üritad, kus ma nagu olen või leida seda kohta, aga ma tunnen, et nüüd kuidagi, ma arvan ka üldiselt maailmas on see, et kõik on moes praegu, et see on palju lihtsam, et sa saadki miksida, et võib-olla osad, kes kardavad Vintaget ka, on sellepärast, et ma ei taha näha välja, nagu ma oleks 70-ndatest välja hüppanud, aga sa ei peagi, et sa saad seda miksida tänapäevaga ja sa, nagu, et siis on see vaheldusrikas ja sa ei näe välja nagu, et nüüd sa oled 30-ndate filmist välja hüppanud. Et võib-olla see on see hirm natukene. Sa võid ka tegelikult. Aga sa võid ka, see on ka väga tore. See on ka väga tore. Et kui sa tahad sellist rollimängu ka mängida, siis see on väga okei. Ja, miks mitte? Aga et meie ikkagi põhimõtteliselt miksime kõike ja see on põnev ja nüüd enam ei ole sellist nagu enam otsimist, et kõik, mis paned selge, kõik sobib ja kõik on hästi. Ma isegi tahaks kohe osta ja midagi, et soovitajad ka hästi listid, et meie poole võib pöörduda, kui tahad abi küsida ja ka. Kas mäletad äkki mingi story noorest elust või koolist, mis oleks huvitav jagada? See on kuigi moega seotud, ma olen ise
balletikooli lõpetanud, et noh, et seal on patškad ja seal on ka palju kleite, võib-olla, et noh, tegelikult kindlasti on mingid seosed. okei. Ilusad kleidid. Aga ei, võib-olla mul tekkis pigem, et kuna ma olen nii kaua, oled balletikoolis, sa oled selle asja sees, et sa pead kogu aeg olema ilus ja graatsiline ja nii edasi, et võib-olla mul just tekkis nagu vastupidi käärid sellega, et kui ma balletikooli ära lõpetasin, siis ma tahtsin juuksed ära lõigata, panna tanksaapad jalga ja olla hästi rebel ja nahktagi ja kõikile teha nagu fa-fa-fa, et see on sellised erinevad perioodid ja ongi, kuidas sa ennast väljendad läbi riiete. No see on väga põnev tegelikult. Tuli lugu välja, jah. Kas sa praegu ka oled balletis? Ei, praegu me oleme nüüd väga... Me oleme nüüd businesswoman. Ja meil on väga lõpus et me vahepeal teeme naljaga, et me mängime siin poodi, et see on selline, et eriti kui inimesi käi, siis tundub eriti, et me mängime, et selle saate sisetud. Ja see tekitabki seda väga lahedat perekondlikku feelingu siin. Ja et no nüüd näiteks meil just oli, reedel oli 3-aastane sünnipäev, et meie firma sai 3-aastaseks ja me nägime välja kahekesi nagu 3-aastased printsessid, et me jällegi mängisime mingit rolli, et see on selline, et ise nagu funime seda, mida me teeme tegelikult. Ja, et elu on liiga tõsiselt võtta. Ja et kui mõned riided on jäänud liiga kauaks meile poodiumi ja tundub, et keegi ei ole osanud neid hinnata või see õige inimene ei ole veel tulnud, et siis meil on alati see, et me tunneme, et me peame ise selle riietuse välja viima ja välja kandma. Siis me ütleme, me päästame, ma päästan su ära korraks. Väga nice. Me päästame ja need on meie beebid ikkagi kõik, et no ise valime neid Amsterdamis ükshaaval, noh meil selles 8 valime ükshaaval kõik riided ja toome siia, et need nagu on väga spetsiaalselt valitud siia. Kas siis selle koroona ajal oli ikka suht raske tuua sealt midagi või ikka saite? No kuna väga koroona ajal ka ei ostetud asju ära, siis meil ei olnud ka põhjust otseselt juurde tuua, aga õnneks nagu kohe peale koroonat või suve lõppu me saime uuesti minna kauba järgi ja kõik sügistalve siia tuua ja õnneks Amsterdamis meie ladu, kus me käime, ei olnud see koroona selles mõttes nagu mõjutanud, et pigem oli vastupidi, et neil oli veel parem kaubavalik, et nad olid vahepeal saanud tuua kokku veel rohkem asju. See oli meie jaoks ka väga positiivne, me olime ka väga hirmunud, kui me sinna läksime, et mis meid ees ootab, sest kunagi nagu ei tea, et seal on ka alati erinev olukord, sest kui palju nad on vahepeal ära müünud ja kui palju neil on sees asju ja selles mõttes tasub alati meile poodi tulla, et vahepeal meil on super nahktagide valik või meil on väga palju puurperimantleid või kleite, et see alati varieerub, et ei ole alati niimoodi, et meil on kleidid ja bluused ja särgid on alati kõik ühtemoodi samal tasemel esindatud, et meil on alati nagu mingid asja on alati väga head. Et need kaubagrupid on nagu erinevad, mida me saame, et me kunagi ei saa öelda, et alati toome purberimantleid või alati toome pintsakuid, et lähme sinna vaatame, mis seal kõige ja meil on kashmiiri väga palju või mahääri. Et selles mõttes alati tasub läbi tulla, et sa kunagi ei tea, mis sa leiad, et see ongi siuke natuke lahe ka nagu õnne asi, et ja vahel sa ei teagi, et sul oled seda otsinud, kui sa näed seda. Ja midagi asjadega on üldse selline, nimetame seda nagu selliseks hantimiseks või esiteks, et sa leiad selle asja, mis sulle meeldib, siis ta peab peale sulle sobima ja et kõik see, et sa leiad selle perfektse asja, mis sulle sobib ja meeldib, et see on suur õnn. Ja. Nii et kindlasti tulge läbi, te saate väga lahedat experience'i, kindlasti leiate midagi endale ja kui teile tundub, et te kaote, et variante on nii palju, combinatione on nii palju, et ei tea, mis teha, siis siin on Evelin ja Veronika ja kindlasti pöörduge, nad aitavad ja pakuvad teile äkki väga head kohviga. Ja, kindlasti. Tüdrukud, väga lahe oli teiega vestelda natukene, suur aitäh teile. Ja päästame maailma stiilselt.